seal laupäevatuselt lõhnavad kased, kui nendesse vajutad hõõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukuvad käod. Oh, keeruta, lennuta, linalad neiu, kel silmis nii kelmikaid sälemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidnud, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidnud, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ning hämaras toomepuu lumenavale on sinule hõiskavaid ööbikuid täis. Miks muidu suhuled ja õheta paned, nii õunapuu õiele sarnane näib. Oh, keeruta, lennuta, linalad neiu, kel silmist nii kelmikaid sälemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidnud, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidnud, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Oi Saaremaa niitude kastesed sülev, öövaikuses lauludest helisev nurm. On pilvedest helendab taevas su ülev ja kirgliku suuduse esmane hurm. Oh, keeruta, lennuta, linalad neiu, kel silmis. No nii, hea rahvas, siia saab ilusti ennast kõik kirja panna ja paneme siis sellise, kuidas öelda, võib-olla siis järgmisele põlvkonnale, nendel on võimalus käia muuseumis vaatamas, kas isa ja ema ja vanaema ja vanaisa allkiri on ka seal olemas. Aga ma saan aru, et siin lähedal on Margus olemas, Mölder ja Villi, sa oled ka siin lähedal, sa oled täitsa olemas täna. Jah, tule siia, räägi korra natukene, kus see mõte hakkas idanema. Ma saan aru, et korralik kokkusaamine oli, see ei ole mingi joomapidu, kus te arutasite, et võiks. Ei, tegelikult ei olnud, et esialgne idee sai alguse Soomes matkamessil, istudes hotelli taas ja mõeldis, mida meil võiks paremini olla kui hiidlastel. Ja sa arvasid, et parem saab olema siis, kui nad siia tulevad või? Tegelikult oli see natuke pikem ajalugu, et Margus räägib kindlasti ajaloost rohkem. Aga ma saan aru, et Margus, sul oli üks vahepealne selline hea idee ka. Minul tuli see haldusreformi idee, aga sa ütlesid, need hiidlased võiksid ju panna kõik oma naised köit vedama. Ja siis, kui saare mehed korraga tõmbavad, siis on naised kõik siinpool üle. Ma saan aru, et iga üks on meist nagu oma kasude peal väljas siin, eks ole, Anja. No, Margus, tuli ka siia lähemale. Ütle, kas Villi nüüd, see otsus tuli siis ikka nagu, sa ütlesid, et neid oli seal mitu koos. Tervist kõigepealt. Et meil oli jah selline segaselskond, võiks öelda, et Helsingi sadama kõrtsis. Ja ikkagi tulid head mõtted muidugi õllejoomise kõrvalt, et ja Villil oli peaaegu õigus, ta alustas täpselt õige koha pealt, et esmalt me rääkisime sellest Eiffeli tornist, mis Hiiumaal on. Ja eks ta üks hull lugu on, et üks mees sellise torni ehitab ja siis tuli edasi selline mõte, et kui oleks mõlemal pool kas või 100 sellist hullu meest, siis meil oleks juba puidust sild siin kahe saare vahepeal. Aga kuidas nüüd selle köieveoga on? Ma saan aru, et 8:30 on selline märkaeg, kus siis vedu peaks hakkama pihta, aga miks siis mitte varem? Sellepärast, et see pisike praam peab sealt laevade sõrust tagasi hakkama tulema, et laevatee vabastada, et otse saaks tõmmata. Et sa arvad niimoodi, kui me tõmbame, et siis muidu võib jääda laev saare alla või? Jah. No tundub, et see tuleb väga kergelt kuidagi. Ja juba tõmbavad ei jõua varsti siin. Nad vist ikka päriselt võtsid seda turgaevu. Nad tõstsid selle turgaevu välja, nagu ma õpetasin.
Oi, need on seal metsas veel. Küsides, kas te tõmbate või? Kuus saarlast tõmbas Hiiumaa ära.